Ukraina läheb kalale. See tundub kummaline tegevus, kui oled mitmeaastases sõjas psühhopaadi juhitud jõududega. Aga see on väga eriline kalapüük. Ukraina ei kasuta õngi. Tal pole isegi sööta vaja. Kõik, mida vaja läheb, on droonid ja väga nutikad mehhanismid, mis on loodud õhku võrke paiskama. Ja ongi kõik. Kõige veidram, kuid geniaalselt lihtne viis, mille Ukraina on välja mõelnud Vene droonide jahtimiseks. Venemaa ei tea, mida teha. Nende šahedid saavad sardiinide saatuse, kui Ukraina kasutab oma uut kalavõrgu strateegiat, et need taevast alla tuua. Kõlab hullumeelselt, eks? No, tahaksime teile tutvustada Windfly Spiderit. Esmakordselt kirjutas sellest Militarni. See hämmastav uus droon on ehitatud Windfly 10 Hunteri drooni šassiile ja on juba iseenesest muljetavaldav. Võimeline tõusma kuni 5000 meetri kõrgusele ja saavutama tippkiiruseks 160 kilomeetrit tunnis. On see droon piisavalt kiire ja lendab piisavalt kõrgel, et tulla toime enamiku Vene ründedroonidega kamikaatse ohuna. Kui lisada segusse üle 18 kilomeetri ulatus, võib isegi väita, et see droon kaldub olema pigem keskmaa õhutõrjeoht kui lihtsalt lühimaa kaitsja. Droon on ka nutikas ja lihtne üles seada. Selle kasutuselevõtuks kulub vaid 3 minutit. See suudab õhus püsida kuni 25 minutit ning on võimeline tuvastama ja ära tundma sihtmärke 500 meetri kauguselt. Windfly 10 Hunteriga oli Ukrainal droon, mis sobis ideaalselt ohustatud õhuruumis tiirutamiseks ja oli valmis ründama kohe, kui šahed lähenes. Kuid sellest ei piisanud Ukrainale. Mõistes Windfly 10 Hunteri potentsiaali. Küsisid Ukraina geniaalsed uuendajad endalt, mida nad saaksid teha, et muuta see droon veelgi tõhusamaks ohuks Venemaa kaugmaa droonide vastu. Vastuseks oli lisada võrk. Täpsemalt öeldes Karakurt, K2 võrguheitja, mida nüüd integreeritakse Windfly 10 Hunter droonidesse, et luua täiesti uus masin, Windfly Spider. Nimi on sümboolne. Ämblik püüab kärbseid oma võrku ja just seda teebki nüüd Ukraina droon. See on mehitamata õhusõiduk, mis suudab taevasse heita sisuliselt kalavõrgu. See võrk mähib end Vene drooni ümber, takistades selle lennuvõimet ja sundides selle tagasi maapinnale kukkuma. See on geniaalne varustus. Karakurt. K2 on võrguheitja, mis on valmistatud suure tugevusega alumiiniumist ja suudab töötada temperatuuridel vahemikus -20 kuni +50 kraadi Celsiuse järgi. See katab sisuliselt kogu temperatuuri vahemikku, mis Ukrainas esineb, muutes selle igasuguse ilmaga ja aastaringselt kasutatavaks tõrjesüsteemiks. Heitja on kerge, kaaludes vaid 210 grammi, nii et selle paigaldamine Windfly 10 Hunterile ei muuda drooni nii raskeks, et see ei suudaks Vene ründedrooniga sammu pidada. Lisaks ühendub heitja USB-C pordi kaudu, nii et Ukrainal ei ole vaja muretseda tootespetsiifiliste mehhanismide või keeruliste remonditööde pärast. USB-C pordid ja kaablid on väga lihtsalt kättesaadavad, nii et selle osa rikke korral kulub parandamiseks väga vähe aega. Tulevikukindlus on Windfly Spideri geniaalsuse suur osa, nagu peagi teada saad. Aga kõigepealt natuke rohkem võrgust. Karakurt. K2 suudab oma võrgu välja lasta umbes 15 meetri kaugusele. Võrk avaneb siis sihtmärgist 3–5 meetri kaugusel, haarates sihtmärgi 3x3 meetri suurusesse võrku, mis tõmbab ründedrooni maapinnale. Nii et Windfly Spider peab lähenema väga lähedale. Aga see oligi kogu mõte, miks Ukraina kasutab Windfly 10 Hunterit. Kiirus ja ulatus on selle erialad ja droon kasutab mõlemat, et jõuda šahidi lähedale enne, kui ta võrgu välja laseb. Kõik see kõlab hullumeelselt, peaaegu nagu see ei saakski tegelikult toimida. Aga nii veider, kui see idee ka ei tundu, just praktiline toimimine ongi see, milleks Windfly Spider võimeline on. Ja me ei pea seda lihtsalt Ukraina sõna peale uskuma. Kaadrid ämblikust oma saaki püüdmas on juba liikvel. Windfly on neid jaganud oma YouTube'i kanalil, kus näeme võrgu väljalaskmise tagajärgi. Droon on maapinnal lõksus, kakerdunud võrku, millest pole pääsu. Olgu, see on tulemus. Aga kuidas droon sinna sattus? Varsti näeme, kuidas Windfly Spider tõuseb õhku, et peatada drooni, mis üritab ülevalt mööduda. Mõne sekundi jooksul paiskub võrk Ukraina droonist välja. See mähib end läheneva drooni ümber ja saadab selle maapinnale kukkuma. Kuigi see on selgelt drooni võimekuse demonstratsioon, näitab see üks video meile 2 olulist asja. Esiteks, Windfly Spideri idee, olgugi et kummaline, on toimiv. Ja teiseks, see töötab väga hästi. See, mida me siin näeme, ei ole tingimata mingi üksik tehnoloogia lahendus, mille Ukraina säravad pead on loonud.
võrgud on juba ammu olnud droonide vastased vahendid, kuigi mitte sellisel viisil, nagu Winfly Spider neid kasutab. Vaid mõned päevad enne seda, kui Ukraina tutvustas oma uut püüdurit, teatas Business Insider, et Venemaa paigaldab oma Vaikse ookeani allveelaevabaasis droonivastaseid võrke, näiliselt selleks, et takistada Ukraina kaugmaadroonidel nende allveelaevu ründamast. See on midagi, mida oleme näinud mõlemal poolel tegemas. Droonivastased võrgud on tavalised tankidel, sõjaväerajatistes ja Ukraina linnades just samal põhjusel, mida nägime Winfly videos. Kui droon tabab võrku, eriti kui see on propelleriga droon, siis võrk toob selle alla. Ukraina on selle lihtsa idee omaks võtnud ja seda laialdaselt kasutanud. Me mõtleme seda mitmel moel, mitte ainult võrguheitjate lisamist nende tõrjedroonidele. Nagu Pravda teatab, muutuvad võrke heitvad droonid Ukraina rindel sama tavaliseks, kui need peagi saavad olema riigi õhukaitsekihtides. Tegelikult on 2 ettevõtet juba välja töötanud võrguheitjad, mis paigaldatakse FPV droonidele, pakkudes sõduritele maapinnal uut võimalust kaitsta end Venemaa poolt saadetud FPV droonide vastu. Juba märtsis teatas Potashka Drones, mis on Ukraina ettevõte, et hakkab eksportima jalaväe võrguheitjaid Eestisse. Need relvad on nutikad. Need on sisuliselt püstolid, mis tulistavad kuuli asemel võrku, eesmärgiga takerdada lähenev droon enne, kui see jõuab jälitatava sõdurini. Tulistamiskaugusega kuni 30 meetrit suudab see relv tagada ka selle, et püütud droon kukub maapinnale piisavalt kaugele sõdurist, et minimeerida plahvatuse ja kildude ohtu, kui püütud droon peaks plahvatama. Samuti märtsis tutvustas teine Ukraina ettevõtte nimega Bluebird Tech oma Chipa võrguheitjat, mis täidab sarnast eesmärki nagu Potashka võrguheitja. Jällegi, sihib sõdur, tulistab ja laseb välja võrgu, mille ulatus on umbes 25 meetrit, et alla võtta lähenev FPV droon. Ja mis veel parem, kumbki neist süsteemidest ei sõltu raadiosignaalidest ega sageduste segamisest, mis tähendab, et neid ei saa häirida ning need pakuvad usaldusväärsemat mehaanilist meetodit FPV drooni allatoomiseks. Nii et see on selgelt kontseptsioon, mida Ukraina ettevõtted on juba mõnda aega arendanud. Alles nüüd viiakse see üle jalaväe kasutatavatelt relvadelt droonidele, mille ülesandeks on šahheedide tõkestamine. Enne kui edasi liigume, tahame käsitleda veel üht Winfly Spideri aspekti. Võite mäletada, et mainisime tulevikukindlust, kui rääkisime USB-C portide ja kaablite kasutamise hoolduslikest eelistest. See on vaid jäämäe tipp. Teine tulevikukindluse aspekt, mis on palju olulisem, peitub Winfly Spideri korduvkasutatavuses. Ukraina on juba pikka aega kasutanud tõrjedroone, et hävitada Vene droone. Need droonid ei ole kallid. Ühe drooni hind võib olla vaid $1000, teatab Military Times. Kuid neil kõigil on sama probleem. Kui tõrjedroonil õnnestub sihtmärki tabada, siis ei kõrvaldata kasutusest mitte ainult šahheed, vaid ka tõrjedroon ise. Kui tegemist on vaid mõne ründedrooniga, pole see probleem, kuid see võib muutuda tõsiseks rahakuluks, kui kamikaatse tõrjedroone kasutatakse sadade ründedroonide vastu, mis toob Ukrainale iga rünnaku kohta kaasa 6-kohalisi arveid. Just siin tulebki esile Winfly Spideri tõeline nutikus. See droon ei hävita ennast šahheedi tabamiseks, mis on esimene eelis. Aga tõeline võit on see, et nende droonide kasutatavad võrgud on uskumatult odavad. Kui odavad? Ainult $27 tükk. Selle drooni majanduslikud näitajad on paigas viisil, mida ühegi seni Ukraina poolt välja töötatud tõrjemeetodi puhul pole nähtud. Isegi odavad tõrjedroonid, ükskõik kui tõhusad nad ka poleks, ei suuda puhta kulutõhususe poolest Winfly Spideriga konkureerida. Ukrainal on siin droon, millega saab alla võtta šahheedi, kasutades selleks $27 võrku, ning seejärel droon lendab tagasi operaatori juurde, et laadida peale uus võrk ja minna uuesti järgmise šahheedi vastu. Sellise hinnaga Winfly Spider suudab hävitada umbes 37 Vene ründedrooni, sama hinnaga, kui maksab isegi kõige odavam Ukraina tõrjedroon. See ei tähenda muidugi, et tõrjedroonid kaoksid nagu todolinnud. Pigem on Ukrainal nüüd uus tüüpi tõrjemeetod, millega saab alla võtta propelleriga ründedroone. See jätab võimaluse investeerida rohkem raha tõrjedroonide täiustamisse, et need suudaksid hävitada kiiremaid ohte. Ja need ohud on tulemas. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et vaatad sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused, et meie videod jõuaksid sinu voogu. Nagu paljud Ukraina leidlikud arendused, täidab ka Winfly Spider oma niši, isegi kui see teeb seda viisil, mida keegi poleks enne Ukraina ideed osanud ette kujutada. Selle drooni ilmumine on ajastatud täiuslikult, sest Venemaa on aastal 2026 tugevalt toetunud oma kombineeritud drooni- ja raketirünnakutele, eriti kuna nende väed ei suuda maa peal tegelikku edu saavutada. Oleme näinud kogu aasta jooksul Venemaa drooniohu pidevat eskaleerumist. Ukraina kaitseministeeriumi andmetel lasi Venemaa juulis välja üle 9000 raketti ja drooni. See on tohutu arv, mis teeb keskmiselt umbes 290 päevas.
See ongi see väljakutse ulatus, millega Ukraina silmitsi seisab, ja see näitab, miks kulude vähendamine on tõrjumisel nii oluline. Kui eeldada, et päevas on 200 kuni 290 drooni, kõik need hävitatakse $1000 tõrjedroonidega, siis kulub selleks $290 000. Winfly Spideri Tega maksaks sama hulga droonide tõrjumine vaid $7830. Loomulikult pole see võrdlus täiuslik. Erinevat tüüpi Vene ründedroonid vajavad erinevaid lähenemisi ja Winfly Spider ei suuda kõigega toime tulla. Siiski toob see võrdlus hästi esile, kui palju raha Ukraina uus droonihävitaja võiks kokku hoida. Ja selliste kokkuhoidude vajadus saab täiesti selgeks, kui arvestada hiljutist luureinfot Ukrainast. 12. augustil avaldas United24 meedia, et Venemaa on kogunud umbes 6200 Shahedi drooni varu, mis tähendab, et ta seab end olukorda, kus ta võiks saata Ukrainasse üheainsa lainega 600 kuni 1000 drooni. Jällegi on siin oluline kulutegur. Aga lihtsalt puhtalt arvuliselt vajab Ukraina iga võimalust, mis tal on, et selle kasvava ohuga toime tulla. Ja droon, mis suudab ühe Vene rünnaku jooksul hävitada mitu Shahedi, on sama oluline oma korduvkasutatavuse poolest kui ka hinna poolest. Heaks uudiseks Ukrainale kogu selle juures on see, et nad on muutunud erakordselt osavaks Venemaa ründedroonide tõrjumisel. Mais saavutas Ukraina Venemaa droonide vastu 91,73% tõrjeedukuse määra. Protsent langes juunis veidi, jõudes 90%-ni. Kuid see tähendab ikkagi, et enamik Venemaa droonidest ei jõua oma sihtmärkideni. See võib panna sind kahtlema, kas on mõistlik tuua lahinguväljale uut tehnoloogiat, kui Ukraina saab olemasolevate vahenditega tõrjumisega juba nii hästi hakkama. Teaduse ja rahvusvahelise julgeoleku instituut ehk ISIS toob isegi välja, et on olnud üksikuid Venemaa rünnakuid, kus Ukraina on suutnud kinni püüda kuni 96% Venemaa bensiinimootoriga Shahidi variantidest. Probleem on selles, et Venemaa on nende tõrjemääradele tähelepanu pööranud ning on hakanud kasutama reaktiivmootoriga Shahidi droone, et vältida Ukraina tõrjedroone. Reutersi andmetel on kuni 20% ründedroonidest, mida Venemaa praegu Ukrainasse saadab, reaktiivmootoriga. See annab neile kiiruse eelise, mida bensiinimootoriga droonidel ei ole, mis võimaldab neil mööduda Ukraina arsenalis olevatest praeguse põlvkonna tõrjedroonidest. Venemaa on kohanenud, Ukraina peab tegema sama. ISIS tuub selle samuti esile, märkides, et Ukraina tõrjemäära langus juunis ning sarnane langus juulis viitab sellele, et Venemaa kasutab üha rohkem oma reaktiivmootoriga ründedroone. Me ei saa kindlalt väita, et Winfly Spider on suuteline selle uue põlvkonna droone alla tooma. Kuid see, mida see kindlasti Ukrainale pakub, on võimalus hävitada suures koguses bensiinimootoriga variante. See avab Ukrainale tee oma tõrjedroonide tehnoloogia uuendamiseks, et tulla toime reaktiivmootoriga Shahididega. Ukraina juba tegelebki sellega. 10. augustil teatas United24 meedia, et Ukraina kaitseettevõte F-Drones on avalikustanud drooni Litovar Plus. Suutes lennata üle 400 kilomeetri tunnis. On see piisavalt kiire, et reaktiivmootoriga Shahididele järele jõuda ja neid tõkestada. Nii hakkame nägema rolli, mida Winfly Spider võib mängida Ukraina mitmekihilises õhutõrjestrateegias. See sobitub niši, mida täitis eelmine põlvkond püüdureid, kas asendades või täiendades neid, et tulla toime Venemaa aeglasemate bensiinimootoriga Shahid droonidega. See omakorda võimaldab Ukrainal investeerida rohkem kiirematesse püüduritesse. Kuna Winfly Spideri kasutamine aitab raha kokku hoida, et tulla toime Venemaa uute reaktiivmootoriga droonidega. Ukraina on Venemaa viimasele sammule peaaegu kohe vastanud, sundides Kremlit taas otsast alustama ja mõtlema, kuidas muuta oma kaugrünnakut tõhusamaks. Ukraina lähtub alati põhimõttest, et ükskõik kui hästi midagi juba tehakse, saab seda alati veel paremini teha. Winfly Spider on selle filosoofia kehastus. Ukraina võime Venemaale vastu seista võib olla geniaalne, kuid sellel uuel droonil on üks viimane aspekt, mis on võib-olla isegi veel geniaalsem kui kõik, mida me seni käsitlenud oleme. Me saame sellest geniaalsusest aimu FPV droonide võrkudes, mida me mainisime. Need võrgud suudavad peatada Vene FPV droone ilma lõhkeainepõhiseid vastumeetmeid kasutamata. Teisisõnu, droonid püütakse kinni tervetena, mitte rusudena. Vähemalt need, mida ei saa kaugjuhtimise teel õhata. Kui sama kehtib ka Winfly Spideri kohta ja nähtud kaadrite põhjal tundub see nii olevat, siis on see Ukraina jaoks väga suur asi. See uus püüdurdroon võib olla võtmeks, mis aitab avada tehnoloogiat, mida Venemaa oma ründedroonides kasutab. Milliseid lõhkelaenguid nad kasutavad? Kuidas need on valmistatud? Milliseid komponente kasutatakse? Mis on sanktsioonide kehtestamise seisukohalt väga oluline teada? Millised vastumeetmed võiksid aidata Venemaa droonide vastu? Need on kõik küsimused, millele Ukraina saab nüüd vastata, sest ta on leidnud viisi, kuidas Venemaa ründedroone hävitamise asemel kinni püüda. Ja see nutikus ei piirdu ainult sellega. Kui Ukraina on selle info kätte saanud, see ei piirdu ainult sellega, et seda kasutatakse vaid enda huvides. See on kogu info, mida saab jagada Ukraina liitlastega. Ja Ukraina on juba loonud mehhanismi, mis võimaldab tal leitud infot laiali jagada.
19. juunil tutvustas Ukraina endine kaitseminister Mihhailo Fedorov uut andmebaasi nimega Trophy Lab. See andmebaas annab kasutajatele juurdepääsu teabele hõivatud Vene tehnoloogia kohta. Nagu Fedorov tol ajal ütles, selle turvalise platvormi kaudu saavad liitlasriikide valitsused, laborid ja kaitsetehnoloogia tootjad juurdepääsu põhjalikele tehnilistele andmetele, raportitele ja haavatavustele. Kasutajad saavad samuti taotleda füüsilist varustust testimiseks, mis lühendab oluliselt vastumeetmete arendustsüklit. Winfly Spider sobib ideaalselt, et muuta see andmebaas Ukraina liitlaste jaoks veelgi atraktiivsemaks võimaluseks. Selle abil saab Ukraina püüda Vene ründedroone tervelt kinni, uurida neid ja isegi saata need oma liitlastele uurimiseks. Sellest võimekusest tuleb veelgi rohkem teavet. See omakorda aitab Ukrainal veelgi sügavamalt lõimuda laiemasse lääne kaitseökosüsteemi, kui ta seda juba on teinud. Ukraina droonidiplomaatia on just saanud uuenduse. Varem seisnes see diplomaatia peamiselt oma teadmiste ja välja töötatud droonide jagamises, mis võimaldas Ukrainal sõlmida uusi kaitselepinguid riikidega üle kogu maailma. Kõik alates enamikust Euroopa riikidest kuni Pärsia lahe riikideni, mida sõda Iraanis ähvardab, soovivad sellele teadmisele ligi pääseda. Tänu Winfly Spiderile ja Trophy Labile võib Ukraina olla võimeline pakkuma palju rohkem teadmisi, kui Venemaa kunagi arvas, et tema vaenlastel võiks olla. Ja nõudlus on olemas, eriti Euroopas. Venemaa on muutunud oma droonide sissetungidega teistesse riikidesse veidi liiga enesekindlaks. 11. augustil pidid armee sukeldujad hävitama Vene drooni, mis leiti triivimas Rumeenia suurima Musta mere maagaasiprojekti lähedal. See juhtus pärast seda, kui Rumeenia oli juba alla tulistanud mitu Vene drooni, mis olid tema õhuruumi sisenenud. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt väidab, et Euroopas on nüüd olemas uus ohutase, kui räägitakse droonidest. Need ohud ei ole amatööride töö, vaid nõuavad väga professionaalset ettevalmistust ja teostust. Meil on tegemist võimalike välisriikidega, teatas Dobrindt. Seda ohtu tuleb tõrjuda. Nii Winfly Spider ise, kui ka uus teave selle kohta, et see suudab Vene droone püüda nagu kalu tünnist, on Ukraina partnerite jaoks äärmiselt väärtuslikud. Ja kes teab, võib-olla toovad Ukraina võrgud veelgi rohkem kaitselepinguid. Vabandust, me lahkume ise. Aga enne kui me lahkume, ei ole Ukraina uute viiside leidmine Venemaa kaugmaa ohu tõrjumiseks ainus probleem, millele Kreml peab lahenduse leidma. Ukraina enda kaugmaa droonid külvavad Venemaa territooriumil kaost ja keegi ei tea seda paremini kui need, kes on seotud Wildberriesiga. Venemaa kahesuguse kasutusega logistikavõrgustik on tugeva löögi all, kuna Ukraina laiendab strateegiat, mille eesmärk on Venemaa majandust halvata. Rünnakud muutuvad järjest suuremaks, tekitatud kahju kasvab. Ja sa saad sellest kõigest teada, kui vaatad meie videot. Aga kõigepealt, ära unusta tellida sõjasaadet, et sa ei jääks ilma meie parimate relvade kajastusest, mida Ukraina arendab võitluses Venemaa vastu. Ja aitäh, et vaatad!